ja siis hakkasid inimesed ära kaduma. See oli 40 juba. Minu isa leidis siis Liivimaa hotell oli seal, siis ta oli Kuperjanovi näo Tartus, leidis oma sõbra aumärgid sealt liiva seest maetud, keldrisse maetud. See sõber vangisati ja lasti maha seal keldris, tapeti ära. Ta oli kõrgem sõjaväelane, ta oli kapten või major või midagi niisugust ta oli. Isa nimi oli Karl Kimmel ja ta oli Kuperjanovi postipataljonis, ta oli Tartus päris ja reaalkooli õpilane. Kooli tänaval elas Miina Härma. Ma olen Miina Härmal külas käinud, sest ta oli naiskodu kaitses ja oli minu ema sõber. Juuniküditamine oli hirmus. Me olime siis Rõngu vallas ja seal oli siiski see näitekomitee oli nii mõistlik, sealt ei viidud ühtegi, mopiga viidi noori poisse ära Punaarmeesse, see oli ka kurb. Aga sealt ühtegi talumeest omaniku sealt ümbrusest ei küüditatud. Siis meie teised sugulased olid Valgjärvel, minu abikaasa sugulased ja Oti talus ja aeti neid sealt välja ja taheti isa kinni võtta. Isa põgenes ära ja nad peitsid eri taludes, läksid lahku, et terve pere koos ei olnud. See oli vanaisa tegelikult, keda nad otsisid. Ja tema tütar oli 5-aastane Tiiu ja siis tema oli vanaisaga ühes talus peidus seal. Ja nad leidsid ta üles ja siis ta tõstis selle 5-aastase laps üle aia, ütles, mine ütle vanaisa viidi ära. See 5-aastane tüdruk on mulle ise rääkinud sellest. Ja need aeti välja sealt talust, nad said albumeid võtta, aga mitte midagi. Ja see oli üks kommunist, kes neid üles andis. Ja pärast, kui Eesti vabaks sai, siis elas seal Savennas koloosi majas see mees. Ja meie sugulased nägid vanaema kootut vaipe tema seina peal veel. Ja ta ütles niimoodi, no mis sa siis said sellest? Sa said ühe väikse toa koloosis, et ta meid ära andsid. Tema ütles, teeksin veel. Ma teeksin veel seda. Ta ei olnud üldse kahju. Venelased ilmselt, sakslased ei puutunud naisi, nad olid väga viisakad, ausalt, võib-olla juhtus kindlasti kuskil võib-olla mujal, aga Eestis nad tõesti ei olnud. Naised läksid ise vabatahtlikult, ma tean, me olime vihased, me lubasime Eesti piiril seista, kes sakslastega väljas käisid, siis me ei lase sisse neid enam. Aga venelased hirmsad vägistasid naisi, see oli nende sõjasaak. Me olime ühe rongi peal ja sakslased, me rääkisime eesti keelt ja sakslased said vihaseks, need, kes teised rongis olid. Et mis te seal räägite, bla, 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 ja nad ei saanud aru, mis me rääkisime. Ja siis üks saksa sõdur tõusis püsti ja ütles, et olge te õnnelikud, et hakkas meid kaitsma. Tema oli Eestis olnud, see pärast ta rääkis. Ja tema rääkis, mis Berliinis tänaval võeti trammi pealt naised maha, meeste silmade ees vägistasid vene sõdurid naisi. Ja siis mul oli üks abiline Viinist, venelased Viinist ka sees, panid kuuma pliidiplaadi peale istuma karistuseks, kui nad ei tahtnud koopereerida nendega. Põletasid neid. Ja siis oli põgenikelaagris, kes kätte jäid venelastele ja oligi niimoodi, siis oli minu üks väga hea, ta abikaasa oli ka arst Võrust ja tal oli väike tütar kaasas, siis teised panid talle vana inimese riided selga, ta oli 21-aastane, vene sõdurid tulid sisse ja otsisid noori naisi, nad peitsid teda, et nad kätte ei saa. Minu vend oli ka, ta läks ühe laevaga, Eesti sõjaväge oli seal, ta põgenes isaga koos. Korjati siis kokku kõik Eesti sõjaväge, pandi sinna Neuhammerisse, Eesti diviis. Jaanuaris juba hakkas rinne lagunema, sakslased jätsid Eesti diviisi sisse, põgenesid eest ära. Ja siis need viidi Poolasse ja kõik need noored poisid, 17-aastased ja 16-aastased, viidi Poolas, olid Poolas laagris ja seal olid olnud päris lahtine, see ei olnud nii pagavalvet, aga kus sa lähed Saksa sõjaväes, kui sa lähed välja sealt teiste hulgas, sind lastakse maha. Ja sealt viidi nad Vorkutasse kõik. Maikuuses lõppes sõda ja nemad
nad olid natuke aega seal vangilaagris, mitte kaua, võib-olla mõned päevad ainult seal Vene laagris ja sakslane päästis need ära, see oli ise ast ja viis minu venna jala pärast, viis ta haiglasse ja isa sai kaasa minna kui tõlk, eks ole. Ja niimoodi nemad siis kõndisid ja küllap nad said rongiga ka, kes see rong, mis tulid Zappendorfi, nad rongi pealt tulid maha, kaubavagunist astusid maha. Või oli, ma ei teagi, mina ei olnud seal juures, mu ema oli seal istus, mina olin teises külas seal. Kui see pommitamise külas oli, siis oligi minu ema puhastas neid kivisi ja vaatab, 2 pätti tulevad rongi pealt maha. Ja üks lonkab ja tundis ära, see oli mu vend. Ma olin käinud enne juba, ma olin 73 käinud ja 75 laulupeol. Sest et meile öeldi niimoodi, et viige oma lapse, meil oli palju punaseid ülikooli professorid, kõik ütlesid, kui tore on ikka Venemaal elada ja kõik, nad ise ei olnud üldse käinud seal. Ja kui käisid, siis neid näidati, viidi kõige parematesse hotellidesse ja joodeti kõige kallimaid viinasi ja pool purjus tagasi tulid. Ma tahtsin, et mu pojad tuleksid ja näeksid Eesti elu siin enne, kui nad ülikooli lähevad. Ja teine asi oli ka, et sovjet, nemad kinnitasid, et meie oleme nende kodanikud ja meid peab välja antama nende kodanikud. Mina sündisin vabas Eestis, ma ei olnud sovjeti kodanik ja ma tõin siis kõigepealt oma vanema poja, kes oli 16, siis ei saanud veel, nad ütlesid, et võivad armeesse võtta, Punaarmeesse, kuna sa oled kodanik, sa pead tegema oma aja ära. Ja siis me olime 5 päeva tookord siin ja siis ma tõin teised poisid 1975 ja oli laulupidu. See oli minu teine laulupidu, esimene oli 1938, kui ma laps olin ja see oli mul 75 oleks peaaegu läinud löömiseks siin lauluväljakul. Sest et oli üks kommunist ütles meile niimoodi, ärge minge esimesel päeval, see on puha propaganda, minge teisel päeval. Ja me tegime seda ja siis need olid 4 sugulased seal meie linnas Vancouveris ja nad katsusid väga kenad meie vastu olla. Igal juhul me olime lauluväljal siis ja kui lauldi mu isamaa, minu arm, rahvas tõusis püssi ja nuttis ja siis selle järgi pandi Outu Lenin. Ja siis tuli, rahvas ei tahtnud ära minna, laulukoorid ei tahtnud ära tulla, lava peal ütles, et Erne Saks tuli juhatama, Erne Saks ei julgenud, siis üks noorem mees tuli, nad olid 2 tundi veel lava peal ja siis pandi niisugune hirmus lärmmuusika sinna, et see segaks neid lauljaid ja üks vapper mees läks tornis sinna torni, kus see tuli on ja lõikas traadid läbi. Ja siis tuli KGB, tahtis seda arreteerida ja siis olid 10 paksuselt mehi olid rõngas selle torni ümber ja ei saadud kätte. Ja siis laulsid noored mehed olid väiksed svipsust kaasa, vabaks Eesti meri ja neid ei võetud kinni. Ja nagu see Laar ütles, rääkisime ja siis midagi ei juhtunud, see oli 90 ja rääkisime veel ja ei juhtunud ka midagi ja niimoodi laulsivad vabaks Eesti. Ja see oli nii näljakas, mu abikaasa ütleb, et küsime see Volli käest, mida ta tahab, mis neil vaja on. Ja tead, mis Volli küsis minu käest siis? Tolmuimejad. Tead, neil olid korter nii asju täis, et nad saanud liikuda tahtis tolmuimejad saada ja see oli moes. Aga siis õnneks nad muutsid meelt, ütles televiisor. Ja see vaesukesed, nad ei saanudki selle televiisori nii kaua vaadata, surid ära. Enne Volli ja siis Alma tagant järgi. Ja üks teine vana inimene oli ka meie San Francisco sõbrad küsisid selle õemehe käest 85 aasta sünnipäevaks, mis sina sünnipäevaks tahad, ta ütles traktorit. Ja kujuta ette, nad ostsid selle traktori talle. See oli suur staatussümbol, et sul on traktor vaja. Ja keegi nüüd üks meie teine sugulane seal Vana-Antslas, neil autot ei ole ja ta käib piima toomas traktoriga. Nüüd ma jätan Eesti ka jumalaga. Ma olen juba 86 aastat vana ja enam ma laulu peale tulla ei jõua. 5 aastat, siis ma olen 91.